Rasked emotsionaalsed hetked ka selle võistluse vältel sinu jaoks? No üldiselt ma võtsin hästi suht raskelt, aga selge see, et tegelikult head sooritust ei õnnestunud teha, mida ma nagu uskusin, millest ma võimeline olin, et sellest on nii rohkem kahju, aga no ma usun, et see oli selline töövõit. No tähtis on olümpiavõit, see on kõige tähtsam, kõik mis tulemused tuleb. Seda küll, et see olümpia on selline, kus tegelikult vaavad ainult medalid aga alati on hea, kui on võimalik sinna pahukooresse just kirst panna. Gerd, väga palju oli täna Pekingi olümpiastaadionil eestlasi, kui palju tuge sa tundsid? No kui seda, tagasijelgelt vaadata, siis seal oli ikka, lõpuks oli see kogu alumine näär oli ikka silmust valgelt täis, et tundus, et kui siin kuuldavasti kuskil 500 fänni on kokku, siis mul on staadionil nendest võib-olla pooled kindlasti võisid olla. Täna tegelikult lauluväljakul laulupidu ja ma arvan, et neid fänne on seal palju rohkem, kindlasti võib ka tervitada siit Pekingi. No tervitaks kogu Eesti rahvast, et ma usun, et vähemalt vanastast ma mäletan, et laulupeod olid ikkagi sellised kogu rahvapidu ja hea meelega avaks isegi mõne laulvennagi kaasa täna, aga ma loodan, et siis mõne rahvaliku sellise looga peetakse ka mind meile. Kindlasti, Gerd, aga ütle, sa oled pakkunud nii palju häid emotsioone meile, aga sul on ikkagi veres see, et pakud ka pinget ja närvikõigi ka, mida ka täna sa tegelikult pakkusid. Selles mõttes, sa kordagi ei kahelnud endast selle võistluse vältel? Selles mõttes, et ei saa nüüd öelda, et ma olen kindel, et ma võidan, aga medali seal on ma küll kindlasti kindel, et kui ma seal teise katse 66 meetrit kätte sain, siis ma olin selgelt et medalidena ma igal juhul lähen, et siis juba sõltus on konkurents, millega nemad vastavad, aga täna õnneks keegi ei suutnud vastu hakata. 4. voor 68-82 olid seal kindel pärast seda, et siin tuleb kuld. Võidu ootusid ja vaatasid, nad ei kõige ilusa lekna neile. Igal juhul, ma olin nagu murelik selles mõttes, et teades tema võimet mind viimasel katsel nagu ümber lükata, siis sellest ei saanud ennem kindel olla, kui see katse oli sooritatud. Aga ma arvan, et seal mängis rolli see, et kui ma seal otsis ennast väga pikk, siis lihtsalt nii suured mehed, et me lõpuks pääsime ära. Ja ta lihtsalt arvatavasti enam pissi rohta ei olnud. Aitäh, Gerd Kanter, selle ilusa võistluse eest, mida sa täna Pekingis meile kõigile pakkusid.